Head Rae võrkpallifännid ja loomulikult ka kõik teised volle gurmaanid. Oleme siin Rae võrkpalli mekas tegemas jälle midagi uut, midagi esmakordset. See on meie uus improviseeritud taskuhääling otse võrgust. Järgmised 2 tundi ainult võrkpallist ja kalapüügist. Absoluutselt. Rae spordikool Viiast on peatreeneri Raigo Tatrikuga. Tere tulemast. Aga tegelikult on reede õhtu. Rae vald, Jüri, trenn on just lõppenud. Kuidas trenn oli? Väga hea. Tüdrukud on hoos, ootavad hooaega ja hakkab pihta varsti, et ega siin palju enam oodata ei ole. Nädala pärast on esimesed mängud juba. Kuna ma pean alustuseks küsima, Raigo, kas sa käid trenni andmas, ongi niimoodi pintsakus või lihtsalt täna on eriline päev? Oleneb kuidas kunagi. Mõnikord on, kui pintsak on olemas, siis ma ikka lähen alati pintsakuga muidugi. Et seal on meil abitreenerid olemas, kes aitavad hädast välja ja on dressides ja kes teevad mida vaja kõik. Aga nüüd asja juurde minnes, siis nagu Raigo juba mainis, kohe on algamas uus võrkpallihooaeg. Selle nädala alguses me juba avaldasime ka rosteri 25-26 hooajaks ja kuna ettevalmistused juba, nagu näha, käivad täies hoos nii trennisaalis kui ka tegelikult organiseeritakse tagatoas ka juba võistlusi, mänge, siis on viimane aeg suvepuhkuselt üles äratada ka meie Rae fännid ja anda natuke rohkem teada, et mida uut põnevat on sellelt hooajalt oodata. Ja siis sellise uue formaadina tundus väga mõistlik just sellises vahetus vestlusvormis anda põhjalik ülevaade algavast hooajast. Me räägime mängijatest, võistlussarjadest, kus me osaleme, eesmärkidest, võib-olla paneme mingid ennustused isegi paika. Algne formaat oli küll see, et kusjuures mainin siin pidi olema meie klubi manager Rain Perandi, aga oskuslikult ta manageeris ennast Lõuna-Eestisse, nii et üritame kuidagi hakkama saada. Enne veel, Raiga, kui edasi läheme, siis annan korraks võimaluse tagasi vaadata. Sellest algsest õhinapõhisest ideest, et tuua Raesse sellisel tasemel naiste võrkpall, on juba nii palju möödas, et me läheme täna vastu juba 5. hooajale. Nii-öelda, mõni peaks seda juba väikseks minijuubeliks. Et kui nüüd kokkuvõtvalt seda perioodi tagasi vaadata, siis neid eesmärke, mõtteid, mis algselt olid selle võistkonna loomisel, seda pikka plaani arvestades, et meeletuletuseks 2 esimest aastat, 21 ja 22 osalesime ainult Eesti sarjades, siis järgmisel 2 aastal ka Balti sarjas ja viimasel aastal õnnestus Balti sari isegi võita. Et see on nagu sportliku poole pealt, aga kuidas ise selle 4 aastat kokku võtaksid? Jah, tegelikult see 4 aastat on läinud nagu niuhti tegelikult päris kiiresti ja need tüdrukud, kes olid siin 8. klassis ja mõni ka veel noorem, et on järsku suureks saanud nüüd selle 4 aastaga ja täitsa oskavad mängida ja on jõudnud kuhugi maani juba ja ma arvan, et see klubi olemasolu on ikkagi need 3 tüdrukut, kes siin praegu sellel aastal ka koondises juba mängisid, et Lisandrat pean silmas, Mirjamit pean silmas ja Annit pean silmas, et ilma selle klubita need tüdrukud kindlasti kohe sinna koondise piirimaile poleks nagu jõudnud, et oma B-klassi ja A-klassi mängudega siin Eestis see asi poleks kindlasti õnnestunud. Nüüd on tänaseks päevaks siis Mirjam on läinud ära Slovakkiasse, ootame väga head hooaega temalt sealt, et ta ikkagi põhikoosseisus mängib, et ta ikkagi korralikult trenni saab teha ja sealt järgmised sammud edasi veel tugevamatesse võistkondadesse. Et Anni seoses õpingutega sellel hooajal siis läks Tartu Ülikooli, jätkab Bigbanki ridades. Tema esimene valik kindlasti oli meie võistkond, aga kuna siin Tallinnas ta ei leidnud seda, mida nagu edasi õppima minna, siis see otsus oli see, et ta läheb Tartusse ja jätkab seal ikkagi Eesti tasemel tippvõrkpalliga ja Tartu jätkab ka Balti sarjas. Et ma usun, et Anni teeb ka veel päris palju suuri samme edasi, et jää siia Eestisse, et ta kindlasti siin
lähima aasta-kahe pärast on siit Eestist läinud ja saab häid mänge kuskil välisklubides hoopis. See on nüüd nii-öelda panus siis sellesse või mõju selle püramiidi ülemisse otsa. Et kuidas on vahepeal muutunud siin 4 aastaga see püramiidi alumine ots, et laste trennid, palju on huvi suurenenud? Absoluutselt see, mis siin Rae vallas praegu toimub, et eriti just tüdrukute võrkpallis, et see on päris peadpööritav, et lastegrupid tüdrukute poole pealt on täiesti täis. Palju see grupp on praegu kokku? Ma ei oska seda peast öelda, et seda peab nagu Raini ja Margoti käest küsima, et aga ma tean, et pidev treenerite puudus, et järjest tuleb tüdrukuid juurde. Noh, kindlasti selles on suur osa ka sellel võrkpallinaiskonnal, et meil on see püramiidi tipp siin olemas, kuhu pürgida ja mis mind nagu eriti rõõmsaks teeb, et sellel aastal siis esimest korda ka mitte esimest korda, Rae spordikool oli ka eelmine aasta tegelikult juba naiste esiliigas väljas, aga esimest korda saab ütelda, et meil on puhtalt täielikult oma noored seal juba, keda me soovime seal näha. Ja et samamoodi ka meie suur koostööpartner SK Tats, kes töötab Kiilis, ka tema pani esiliiga võistkonna välja. See näitab seda, et meil siin päris seal ütleme meistriliiga tasemel mängijaid võib-olla napib natukene veel, aga alt tulemas on väga head materjali, et jõuda sinna, kui me aastas 2-3 tüdrukut jõuaksime esiliigast tõsta meistriliigasse, see on juba hästi tehtud, et seda me ootame sellelt aastalt, et nendelt esiliiga võistkondadest tuleks täiendavat juurdekasvu meile. Ehk siis võrkpallureid Rae vallas jagub tulevikus? Tüdrukute poolest kindlasti, et poistega on natukene seis keerulisem. Nagu me lepsime kokku, me täna räägime ainult naiste võrkpallis. Ainus taskuhääling üldse, kes räägib ainult naiste võrkpallis. Vabandust. Ei, see pea vabandama. Nii, aga lähme siis vastu edasi meie põhiteemaga, ehk siis see 25-26 hooaeg. Et seda sa juba põgusalt mainisid, et on ka esiliigas esindatus, aga täna võib-olla keskendume rohkem siis meistriliigale ja Rae spordikool Viastoni võistkonnale. Et ma ei tea, võib-olla võtaks kõigepealt siis selle sama mängijate poole pealt, et 25-26, nagu mainisin, rosteri me panime esmaspäeval nädala alguses siin üles, et võib-olla siis positsioonide kaupa oskad saada iga mängija kohta. Siin on ka mõned uuendused, et võib-olla kommentaari, et miks mingid valikud, mida kellelt oodata, et alustame võib-olla siis võib-olla ise, kellest sa tahad alustada. Hakkame pihta nii nagu rösteris oli, et olid kohe sidemängijad kohe esimesena. Oli vist esimene, jah. Sidemängijad kindlasti meil on väga tugev sidemängija, kelle me saime juurde, kes oli 2 aastat võrkpallist eemal, on Julia Mõnnakmäe. Tema toomine siia on päris mitme selline tahuline sellesse võistkonda, et kindlasti on meil teine sidemängija Liis-Marii Vilem, eks ju, keda me tahaksime ikkagi väga palju rohkem see hooaeg näha mängu juhtimas, tähendab sidemängijana. Ja seal ma loodan Julia poolt väga palju selliseid häid õpetlikke nõuandeid, mida me oleme juba siin esimeste trennidega näinud, et kuidas ta Liisuga töötab, kuidas ta tegeleb, mis ta teeb, et see abi, mis temalt tuleb siin nooremate sidemängijate kasvatamisel, saab olema, ma arvan, väga kasulik. Ja loomulikult tema ise meil treeneritega vajus suu lahti, kui me esimest korda nägime Juliat pallitreeningul, et ta küll 6 aega töötas meie üldfüüsilise treener Raigo Koodresega juba individuaalselt ja kui ta tuli palli tegema, seal ei olnud nagu näha seda, et see inimene pole 2 aastat palli puutunud, et tõsted olid kvaliteetsed, tõsted olid perfektsed, et see oli selline esimene vau-efekt kohe treeningutel, kui Juliat nägime, et see oli positiivne. Ja 3. sidemängija Annabel Latik, kes meil on alati olnud väga kohusetundlikult kogu aeg olemas, tema jätkab siis esiliigas põhisidemängijana, aga kindlasti saab ka mänge meistriliigas siin sellel hooajal. Et see on selline sidemängijate osakonna kiire kokkuvõte. Nii, siis liberod, meil on siis Lisandra, Helene ja Helen. Jah, Lisandra ju ka vana tuttav ja on siit
8. klassi plikana alustanud ja nüüd on siis juba 12. klass või alustas 7. klassis, kui ma nüüd hakkan arvestama. Et selles mõttes on ta teinud tegelikult meeletu arengu ja kui vaadata, et need esimesed aastad ei olnud sellised perfektsed ja mis oligi nagu arvata, et see libero töö on päris nagu nõudev ja kiirustega, pallikiiruste, lennukiirustega harjumiseks väga vajalik, et noh, tundub, et ta need kiirused on kõik paika saanud, koondisesse valiti ka juba, sai oma kogemused ka koondises, et kindlasti sellel aastal me ootame temalt väga suurt tuge nii vastuvõtul, kaitses kui üldse selle kaitseblokitöö juhtimises ja selles, et kindlasti on see olemas. Lenka Jelene väga suure sammu tegi eelmine hooaeg edasi, sai mängida päris mitmeid mänge, päris palju kindlasti võrdväärne vahetus siin Lisandrale ja kogu aeg treeningutel samamoodi olemas, 100% pingutab, 100 teeb seal ja kindlasti saab omad võimalused siin teatud mängudes Lenka samamoodi. Aga kolmas side on mul juba pikki aastaid silmis olnud, ta on noor sidemängija, ta on küll tulnud Anatooli süsteemist sealt Tallinna Kalevi alt ja ta mulle väga meeldib liberona kaitses vastuvõtus, tal on väga hea mängutaju vaiste, aga kindlasti tal läheb veel aega, et kohaneda nende kiirustega nagu siin teised noored, et kindlasti kaasame ja ongi kaasatud juba Viastoni põhivõistkonna treeningutele ja ma näen temast ka sellist tulevikupotentsiaali päris palju. Nii, siis diagonaalründajad Kristel ja Maria. Jah, Kristel eelmine aasta lõpus sai väga kõvasse vormi, väga heasse vormi ja kuidagi kohe ei tahtnud väljakult ära võtta teda, et ta saavutas oma tipu seal lõpupoole seal ja ta ikkagi läks järjest paremaks ja temal endal on see isu täielikult olemas. Ta töötas terve suvi otsa jälle individuaalkavade alusel ja suure pühendumusega siin terve suvi otsa Raigoga. Ja praegu juba, kui need treeningud algasid, oli juba näha, et see tüdruk on juba kohe alguses juba väga heas vormis, seda tüdrukut tasub see aasta karta, et loodame, et ta terve püsime. No vastastel karta. Vastastel karta, jah. Ja Maria on meil selline samamoodi tüdruk, et tema võib mängida nii nurgamängijat kui diagonaalmängijat, iga väga oluline lüli meie jaoks, et mis iganes ajal võib ta väljakule saata, sa tead tema taset, ta teeb selle alati iga kell ära, alla ta latti ei lase, et temal ei ole neid kõikumisi mängus väga palju, väga suuri kõikumisi, et ta suudab oma head taset hoida ka väga halval päeval. Et Marial on sellel hooajal ka suur roll meie võistkonnas. Nii, siis nurgad, Silvia, Anna ja Anette. Silvia, Anna ja Anette, jah, et Anna on samamoodi näidanud nüüd juba ka 2 aastat, et ta täielikult pühendunud sellele võrkpallile, väga hea puude, väga hea mängu lugemine, väga hea vaist, et ma kindlasti näen Annat siin paljudes mängudes sellel hooajal põhikoosseisus. Ja ta eelmine aasta küll alustas siin mingil hetkel põhikoosseisus, aga jah, Silvia, Anette olid sellel hetkel veel paremad, aga see aasta ma näen Annas väga palju potentsiaali just nurgaründajate osakonnas. Et tal on hea kaitse, hea vastuvõtt, väga ohtlik serv, et Anna on just see, kellest tahan pikemalt rääkida, et ta on ka pikki aastaid selle võrkpalli sees olnud, ja samamoodi ta on Anatooli kasvandik, et ta on saanud sealt hea algkasvatuse, algkooli ja me näeme Annat väga palju sellel hooajal põhikoosseisus. Nete Peit, meie selline eelmise aasta raudvara, kes ikkagi väga palju tõi meid rasketes situatsioonides välja ja kindlasti suur osa Balti liiga võidus. Samamoodi tegelikult ta tegi väga tugeva suve koondise juures, vähe sai küll mängida koondises, aga tahtmist täis, ootab kindlasti seda hooaega, et saaks endast veel väga palju näidata, et mis ta suudab sellel hooajal. Ja Silvia Pertens samamoodi
sai väga tugevad treeningud koondise all, aga mänguaega jäi natukene napiks. Ta on heas vormis praegu, ta ootab hooaega ja samamoodi kindlasti saab ka, jätkame samamoodi temaga. Nii, aga sellega nurgad ei lõppe. Meil on veel Ragne, Elisabeth ja Brita. Jah, alustame siis Elisabethist, et väga tugev tööloom meie nooremast seltskonnast, kes küll on olnud siin pidevalt siin kas siis esiliiga piirimail, aga esimest aastat siis Viastoni juures meil, et alati treenis 100%, viskab pikali, teeb, möllab, särk on alati läbi märk, kui treeningu lõpetab, pole ühtegi treeningut, kus ta nagu natukene alla annaks, et ma nägin, et see tüdruk võiks olla meie juures ja meie võistkonna nimekirjas ja katsume temale ka leida head võimalused mänguaega leida. Ragne Rahuoja, tema on siin mitmeid aastaid olnud meie konkurendi TalTechi juures. See aasta ta ise ei soovinud seda jätkata seal mängimist, kuigi tema positsioonid, kus ta võiks mängida, diagonaalründajad, nurgamängijad on ees väga tugevad, aga Ragne oli valmis kõvasti treeningutel pingutama ja endast näitama ja samamoodi leiame talle mänguaega. Ja kolmas Brita on ka meile juba vana tuttav, kes on meil olnud siin nii esiliigas kui ka meistriliigas, et on siin saanud meistriliigas mängida, teha, et hästi palju rannas see hooaeg pühendus ja mängis, et vaatame, kuidas Brital see hooaeg minema hakkab. Nii, tempopositsioonil, et siin meil siis nädal alguses oli alguses 4, nüüd on 5, et juhtus üks kahetsusväärne apsakas, et aga viga sai pärast parandatud, et Maarja-Liisa on ka võistkonna liige igati õigustatult, et meil on siis Liis, Triinu, Maarja-Liisa, Virginia ja Miia-Marta. Jah, kellest alustame? No vali oma siis sinu järgi. Alustame Liisist, eks ju, et räägime ka selle uudise ära, et sellel aastal on Liis valitud meie kapteniks, meie klubi kapten, kes on ise valmis seda koormat kandma, ta on koondises seda rolli täitnud ja kindlasti ta teeb seda väga hästi. Et tüdrukud austavad, kuulavad teda, on valmis tegema tema nõuannete järgi päris palju asju ja Liisi olek võistkonnas sellist üldist, seda head võistkonda kasvatada on väga suur samamoodi. Et kindlasti meil temporündajatest number 1. Triinu on ka meil algusest peale olnud, on saanud vahelduva eduga, on saanud nautida põhitempomängija kohta siin, on olnud varus, et see aasta tuleb tal tihe hooaeg, et see aasta sai ta ka kindlasti kutse koondise juurde, kuigi sinna põhi 14 hulka teda lõpuks ei valitud, aga ka see kogemus, mis tal seal oli seal koondise juures, motiveerib teda kindlasti veel paremini edasi panema, et Triinult ootab ka see aasta veel väga head hooaega. Teised temporündajad on meil noored, Virginia, väga selline, kuidas ma ütlen, ka tahtmist täis ja samamoodi treeningutel alati olemas ja pingutab ja vaatame. Teine Miia-Marta, kellest ma loodan siin lähima 2-3 aasta jooksul väga palju ja suurt arengut ja miks mitte juba siin 3-4 aasta pärast ka koputamas naistekoondise uksele. Et loomulikult ta on hetkel veel päris toores mängijana ja samas, kui ta saab väga häid kogemusi siin väga tugevate tempomängijate juures, siis ma näen, et tema areng võiks olla selle 2-3 aastaga väga kiire. Ja Maarja-Liisa siis tuleb ka meie eelmise aastal juba mängis meil esiliigas ja sai ka mõned mängud meistriliigas, et Maarja-Liisa roll saab olema suur, Maarja-Liisal on omad trumbid, ta on väga rõõmsameelne, väga selline kõva ergutaja võistkonna siseselt, tal on veel ka muid plusse päris palju. Nii rosteri ühe osana
on ka meil lisaks sinule veel 2 treenerit. Tahad sa nende kohta ka midagi head öelda? Jah, et nende kohta saab ainult head rääkida, et tegelikult Anatoli on juba algusest peale minuga olnud siin sees, et tema on ka, et kes nagu päris kella ei vaata, et millal tööle tulla ja millal töölt ära minna. Et ta on, kella ei vaata ja hiljaks? Ei, ta mitte hiljaks ei tea, aga ta on alati olemas sul, eks ju, et kui on vaja ja ta ei ole kohe niimoodi, et kui kell kukub, siis ta juba jookseb minema, et temaga saab nagu arutada päris palju ja päris pikalt ja tema peal saab kindel olla, et ta on olemas alati. Ta teeb väga head tööd ja Kuldar samamoodi, et Kuldar on nüüd tulnud meiega liitus eelmine aasta, võttis ette ka sidemängijad, tegeles hästi palju individuaalselt Anniga, Liisuga ja see aasta samamoodi ka Julliga tegeleb ja selle aasta sidemängijatega. Et Kuldari osakaal just nende sidemängijate juures on väga-väga suur ja samamoodi Kuldar juhendab Rae spordikooli esiliiga võistkonda. Nii, aga sellega siis ütleme ülevaade selle aasta mängijatest lühikommentaari kohta olemas. Ma ei tea, liiguks siis edasi, et kui meil on, kus tegelikult vaatangi enne veel, kui meil mängud, meil on siin septembris tegelikult veel selliseid hooajaeelseid mänge, et on plaanis siin kohtuda enne nüüd päris võistlussarjades osalemist siin Soome klubiga, et mis plaan see on? See plaan tuli nagu pigem selle Soome klubi poolt, et nad soovisid meiega mängida, võtsid ühendust, meile nagu ajaliselt klappis, millal nad tulevad. Me mängime nendega 23, 24. Ütle see klubiga ära siis. Salo Viesti. Et tulevad siia Eestisse, mängivad meiega 3 mängu 2 päeva jooksul. Üks mäng on planeeritud nii-öelda meie teise võistkonnaga, meie natuke nõrgema võistkonnaga. Mul on siin kuupäevad siin 23 ja 24 september vist. 23. mängime nendega 2 mängu, üks mängib siis põhivõistkond ja teine siis on, koostame sellise teise võistkonna oma tüdrukutest. Saab tulla vaatama. Ja neid mänge saab kindlasti tulla vaatama ja 23-24 september siis. Jah, et siis on meil siin Jüris Soome võistkond vastaseks. Aga liigume edasi siis võistlussarjade poole, et kus see aasta osaleme, et siin on samuti palju uut põnevat, et kõigepealt jällegi septembris on üks täiesti uus võistlusformaat nimega Supercup, et ma saan aru, see oli alaliidu poolt siis ongi loodud uus võistlussari, kus algselt küll pidi osalema nii Eesti, Läti kui Leedu naiskonnad, aga mingil põhjusel Leedu jäi kas siis rahalistel või muudel põhjustel sealt vist kõrvale. Et täna on siis Eesti ja Läti võistkonnad, et äkki räägid selle lahti, et mis asi see on? Ja 2021 siis september mängime Supercupi, mis on esimest aastat kalendris see võistlus ja selle võistluse korraldamise õigus on eelmise aasta Balti liiga võitja võistkonnal. Ehk me selle võitsime, me saime korraldusõiguse ja algselt pidi olema meie poolfinaal vastane pidi olema TalTech. Kuna TalTech loobus Balti liigas, siis tuli järgmine vastane sealt ja lõpuks loobus ka Kaunas mingitel põhjustel, nagu sa ütlesid juba, eks kas rahalistel või ei teagi, mis need põhjused olid. Ja selleks nüüd on 2 poolfinaali 20. kuupäeval, Viaston mängib RVS-iga ehk selle Riia volleyballskuuriga ja Tartu mängib poolfinaali RSU-ga, eelmise aasta pronksmedali omanik Balti liigas, et kindlasti on oodata tuliseid lahinguid, ei tea, mis seisus vastased on, midagi ette valmistada nagu ei oska, ongi esimesed sellised natukene tulisemad mängud, mis tegelikult veel päris suurt pilti veel hooaja sisse lõikes ei anna veel, aga kindlasti juba mingi aimdus on, et kui tugevad on Läti võistkonnad, kui tugevad oleme meie, et mingi pildi me saame. Ja järgmisel päeval 21. siis toimub 3.-4. koha mäng ja toimub finaal. Vastavalt nende mängude võitjad, kaotajad mängivad omavahel. Nii-öelda Final Four formaat. Just. Nii, aga siis võtame siis veel järjest, et kaks Eesti võistlussarjad, Eestis karikavõistlused,
kus siis tuletan meelde, et me oleme nii-öelda tiitlikaitse rollis, et see oli üks meeldejäävamaid sündmusi 24 aasta, mul isegi kirjas, 14 detsember Tartus 1-3 TalTechi vastu ja seal oli 456 pealtvaatajat, mis naiste mängu kohta on isegi päris palju. Ja mida veel enne, kui seda karikavõistlust tahad kommenteerida, siis on vist teada ka see, et selle aasta finaal saab olema, kes iganes sinna jõuab, väga nii-öelda suurejooneline, et see toimub siis Unibet Arenal, et kindlasti me tahaksime sinna jõuda vist. Kindlasti tahaksime sinna jõuda, ma arvan, et see on tüdrukutel ka suur unistus mängida sellise suures saalis Eestis, suure publiku ees ja kindlasti ma arvan, et seal Unibet Arenal see eelmise aasta number, mis sa ütlesid, 456, et see lüüakse kindlasti üle seal. Et ma arvan, et juba see saal motiveerib. Ma arvan, see on 4560. Noh, kas nii palju just tuleb, aga kindlasti rohkem kui oli Tartus. Ja nagu sa ütlesid, see eelmise aasta võit meil vaja kaitsmist, et jah, see oli meie klubi ju üks esimesi suuri võite. Et ja see oli, ikka esimene on ju kõige magusam ja kõige selline olulisem meie jaoks, et kindlasti see jääb meelde ja kuigi see mäng ei olnud absoluutselt kerge, et see oli ju ka seal mõnes punktis oli kinni seal juba 5. game'i minek, eks ju, et seal ei olnud meil kuskilt otsast hõlbus, et me lähme sinna, võtame selle finaali ära ja kindlasti see aasta ei tule meil samamoodi kerge jalutuskäik, et me oleme seal finaalis, et kindlasti siin on tugevaid vastaseid veelgi Eestis. Siis meistriliigast siin on sportlikus mõistes viimased 2 aastat, nii-öelda ninalõõrudes, viimased 2 aastat järjest on küll saadud finaali, aga mõlemal korral on finaalis saadud TalTechi käest kaotus, et selline sportlik viha, ma arvan, on juba kasvanud, et mida meistriliigas see aasta ootad? Kindlasti me tahame selle vea parandada see hooaeg, et kaua sa oled seal teine, et see viga tuleb see aasta kindlasti parandada. Jah, TalTech tegi väga hea hooaja lõpu, vastupidiselt meile natukene ei olnud päris enam sellisest kõige teravamast tipus sellel hooaja lõpule, aga jälle hooaja keskel ja hooaja alguses ja sellel perioodil me näitasime palju paremat võrkpalli, aga müts maha TalTechi ees, et ta lõpus ikkagi ära pigistas selle lõpu meile, et seal ei olnud midagi teha ja tunnustasime vastast sellel hetkel. Aga see aasta, nagu jutud räägivad, on kuulda, et TalTech enam ei osale Balti liigas, ta ei ole selline komplekteeritus, osad on lahkunud, kes välismaale, kes teistesse klubidesse, et ei ole enam nii tugev kui eelmine hooaeg. Et kuigi TalTech ei saa kunagi alahinnata, et TalTech on TalTech ja kõike võib siin olla. Et sellel aastal on kindlasti tugevamaks läinud Viimsi võistkond, kuhu on mõned TalTechi mängijad läinud, mõned mängijad on tulnud Tartust sinna Viimsi võistkonda, et Viimsi võistkond on sellel hooajal kindlasti üks medali pretendente, absoluutselt. Ja lisaks veel sinna need juurde need Selveri noored mängijad, andekad, kes on päris tublid olnud ka eelnevatel hooaegadel, et Viimsi võistkond on kindlasti see, kellega me siin ka mingil määral hakkame madistama. Ja loomulikult Tartu, juba meie 2 endist kasvandikku, Liisa ja Anni Põldmaa on sinna läinud tugevduseks ja loodetavasti nad ikkagi mängivad ka põhikoosseisus seal, et mitte ei ole pingi peal. Et pidime oma mängijaid andma siis Tartusse, et oleks seda võrdsem olukord. No kui sa nii ütled, aga eks see tegelikult Jüris ei ole veel ülikooli, et veel, et jõuame selleni ka. Kui me jõuame sinnamaani, et siis on endal nagu ka natukene lihtsam. Nii, aga jah, sa juba võtsid ette, ma olekski tahtnud küsida, et siin hinnanguid või ütleme selliseid, mida on täna juba teada ka siis Eesti naiskondade konkurentide kohta, et selle sa võtsid juba kokku. Aga Balti liigast, et Balti liiga on siis järgmine võistlussari, kus me osaleme ja seal samuti eelmine aasta, nagu mainisid, õnnestus siis
finaalis võita Kaunast ja oleme siis hetkel Balti liiga meistrid. See oli vist teine mäng, kus ma mäletan, lõppes sellega, et see pintsak lendas lae alla. Aga Balti liigas on samuti muutuseid, et see aasta siis just meie manager saatis Lõuna-Eestist mulle siin klubide nimekirja, et see on päris palju muutuseid, et nagu mainisid, TalTech see aasta ei osale. Eestist kokku on siis 9 naiskonda see aasta Balti liigas. Eestist Tartu, Auda ja Rae. Ja Leedus, Lätis on toimunud mingisugused muutused. Leedus või Lätis on küll RSU ja RVS, aga on tulnud juurde nii-öelda nimega LAT U18 ja samuti on Leedu U18. Siis on eelmise aasta meie vastane Kaunas ja siis on üks Vilniuse uus võistkond tekkinud, et mida, kui üldse sa tead nendest, et teame üldse neist midagi täna? Noh, teame nii palju, et ega lätlased ja leedukad lähevad ka ju seda teed, et ka meie Audentes on ju noortest tüdrukutest koostatud ja seal mängib väga palju U18 tüdrukuid ja sama teed lähevad nemad, et oma koondisele leida palju paremaid, tugevamaid mänge läbi hooaja keskelt. See on ainuõige tee noorte puhul saada heale tasemele. Ja samamoodi ka leedukad, eks ju, et see U18 koondis on väga perspektiivikas koondis. Kindlasti seal on juures ka mõni kogenum mängima, vähemalt ei ole veel nimesi näinud, need alles tulevad välja, aga ma arvan, et seal on mõned kogenumad ikkagi jäänud. Kui võtta seda Vilniuse võistkonda, kes on uus võistkond, siis ta päris nagu tühja koha pealt ei tulnud, et nendel õnnestus võita eelmise aasta Balti, või selle mitte Balti, vaid Leedu meistritiitel. Nad võitsid seda Kaunast finaalis tulemusega 3-1 ja tõenäoliselt see oligi see suurem samm, et miks nad nüüd selle sammu edasi teevad seal. Et ka seal on palju noori. Tegelikult see kõige tugevam võib-olla isegi sama see Tauras Vilnius siis. Täitsa võimalik, et see oleneb jälle, kuidas Kaunas on iga aasta, see Kaunase, kuidas ma ütlen, see VDU võistkond on iga aasta komplekteerinud ikkagi mõne välismaalasena. Eelmine aasta, kui me mäletame, oli seal üks grusiin, oli üks türklane sidemängija, kes väga hea oli. Aga minu arust see hooaeg on nemad lahkunud sealt võistkonnast juba ja kindlasti nad otsivad uusi asendajaid. Okay. Ja ma praegu vaatangi, et 4. Balti liigas ongi esimene mäng selle sama mainitud Kaunase vastu ja see on siis 4. oktoober. 4. oktoober avame selle hooaja peaks olema siin, saalis, kodusaalis. Peaks olema siin Jüris. Nii, aga võistlussarjade mõistes nagu selline kandev idee selle klubi juures on olnud, et teha või pakkuda alati natuke midagi enamat, siis 2 aastat vaaginud otsus teha siin ka veel üks sportlik samm edasi, ehk siis liituda Euroopa sarjaga ja siis see aasta esimest korda Rae mängib ka siis CEF Challenge Cup võistlussarjas, mis on siis Euroopa klubid, ütleme, 3. tasand, eks ju, 3. tugevusklass. Selline korraliku reporterina tegin ka eeltööd, vaatasin, seda mängitakse aastast 1980 juba, et siin on ikkagi pikk ajalugu. Et selle formaat on siis see, et seda mängitakse sellisel play-off põhimõttel, et alustame seal sellisest kvalifikatsiooniringist, seal on 48 naiskonda, mängud toimuvad siis kodus ja võõrsil põhimõttel ja võib-olla enne kui räägime, miks sinna minna ja nii edasi, et oleme valmis selliseks väljakutseks. No kui sa seda sammu ei tee, siis sa mitte kunagi ei tea seda, et kas sa oled selleks lõplikult valmis või ei ole, et kindlasti see on ahvatlev, see on näha tüdrukutest treeningutel, et see on vau, et on mida oodata, tähendab, et on nagu midagi teistmoodi. On see mängijatele ka täitsa põnev? Kindlasti, absoluutselt on ja mitte ainult noortele mängijatele, vaid ka kogenumad mängijatele on see asi, mis on nagu selline vähe sellise vau-efektiga jälle,
et ootame seda sarja ja seda mängu ja neid mänge nagu ootame väga. Ikkagi Euroopa. No, Euroopa jah, et sellel esimene mäng on meil Makedoonia klubiga. The next seeded team represents Estonia, and as much as I know, this is their first ever participation in the European Cups. They are from the town called Jüri, and they will be playing against Rabotnitski Skopje of North Macedonia. Jah, et loosimine toimus siis 15 juuli Luksemburis ja meie esimene vastane on jah, siis Makedoonia võistkond, Rabotniki, ju vist ta nii on, et ja nendega tuleb siis madistada esimesed 2 mängu. Nad on juba teada andnud, et mingi nagu on naiste võrkpallis ei ole võib-olla see rahalised võimalused kõige paremad, et nad avaldasid soovi pidada mõlemad mängud siis meil siin Jüris ja me oleme selle kokkuleppe sõlminud ja need mängud toimuvad 4. ja 5. november. Mida me praegu teame sellest Rabotnikist, et oled juba neid videotes käinud luuramas ja eks ma jah, natukene olen neid vaadanud, aga samamoodi ja hooaja vahepealsel ajal ju toimub muudatusi, et ega sa ei saa täit pilti enne, kui on uue hooaja võistkond komplekteeritud ja esimesed mängud peetud ja selle võistkonna saab pildi siis ette. Jah, ma olen neid eelmise hooaja mänge vaadanud, mängisid ka Champions League'at siin ühe Rumeenia klubiga Volunteer 2005. Ütleme, suht selline meie klassi võistkond, et ei ole niimoodi, et ta peaks meist olema peajagu üle või vastupidi, et oleme meie neist üle. Tuleb, ma arvan, et huvitav lahing ja ma samamoodi ootan seda mängu väga, et see vaadata, mis seal on. Ja seda mängu või seda vastasseis ootame kõik, et nagu mainitud, siis 4. ja 5. november siin meil kodus Jüri pallihallis, seesama Makedoonia võistkond on kohal. See tuleb eepiline üritus, me toome Euroopa võrkpalli Raevalda. Sellest üritusest eraldi anname veel jooksvalt teada. Küll täna saame öelda, et see saab esmakordselt olema mäng, kus me peame siis müüma ka pileteid, sellepärast et see huvi saab olema kindlasti suur, see on piiratud kohtade arv. Ja mis veel lihtsalt mainin, et selle sama Euroopa sarjaga liitumise üks selline, kuidas ma ütlen, eeltingimus meil oli, kus mäletad see, et me saaksime kooskõlastatud selle mängu toimumise siin meil samas Jüri pallihallis, et võib-olla kõik ei tea siis, et võib-olla see Jüri pallihall ei olnud algselt võrkpallimängu eesmärgil rajatud, et seal on natuke võib-olla see lae kõrgusega probleem, aga me saime selle atesteeritud ja luba seal need vastava kategooria mänge pidada on olemas. Et see tuleb kindlasti põnev üritus. Kas sa tead, kui me peaksime võitma, ma ette nagu rutata, kas sa tead, kas meie järgmine vastan on? Ma ei oska seda öelda, jah, ma pigem ei ole süvenenud, ma ei ole vaadanud seda, kes meil järgmine vastane. Õige, aga mina olen ja kui me peaksime selle Makedoonia nüüd ära võitma, siis puid alla pannes, siis järgmine on juba Tšehhi klubi, Praha klubi ja seal on teada siis see, et mäng võõrsile Tšehhis oleks 3. detsember. Kodumängu aega pole veel paika pantud, nii et ma tean paljusid, kes Raevalla võrkpallifänne, kes tahaksid detsembri alguses lumises Prahas minna võrkpalli vaatama, nii et me ei pane pingeid peale, lihtsalt mainin, et aga jaa, püsige lainel, sest selle ürituse kohta me jagame eraldi infot, tuleb postitusi ja saavad olema üle nii Jüri kui Raevallaga reklaamid selle mängu kohta. Nii, aga et selles Challenge Cupis osalemine ongi jah, selle aasta võib-olla selline suurim samm edasi, et loodame, et see annab sellise sportliku väljundi ja ütleme, et kõikidel tasandil, nagu me alustasime, et see on ikkagi püramiid,
et see annab võimaluse näha, et noh, et kuhu on võimalik, eks ju, siis veel minna, et alustada lastetrennidest ja lõpetame otsapidi Euroopas. Nii, Raivo, kas sa tahad midagi veel kokku võtta? Me täna ei jõudnud rääkida meie fännidest, meie kogukonnast, kes on ka jooksvalt kasvanud, et loodame siin, palju meil on jäänud esimese mänguni siin 6 aega jabedalt, jah. Et muidugi septembris need soojendusmängud samuti, et saalid uuesti kolaseks ja pallid võrku. Jah, aga ma ühe asja tahaks nagu ikkagi ütelda, et ma huvi pärast siin nädala jagu aega tagasi sattusin vaatama selles, mis on see sporttelevisioon ja seal on nagu kuidagi ajalooliselt saab välja võtta kõik meie mängud, need Viiastoni mängud, mis on toimunud seal pallihallis ja sattusin vaatama seda 21. 22. hooaegas üks esimesi mänge, mis meil seal oli ja kui vaadata seda tribüüni, mis seal oli seal, no seal tribüüni peal oli võib-olla selline maksimum 30 inimest, eks ju, et kui me nüüd tänapäeval siin aasta tagasi või kui me lõpetasime hooaja, siis me saime ikkagi vaadata, et alla 200 neid inimesi oli ikkagi väga vähe, kui neid mängudel oli, et selles mõttes on jah, jõudsalt meie see fänniarmee ja see kasvanud, et ma väga loodan, et ka see aasta need vanad fännid, kes meid ikkagi toetanud on, tulevad kindlasti saali ja samamoodi leiavad ka uued, kes meist kuulnud, kas siis kuskil televisioonis või sotsmeedias või kus iganes, et leidke ka tee üles meie mängudele ja tulge elage kaasa meile. No absoluutselt. Ja loodame, et see meie põgus tänane ülevaade sellest hooajast, nagu mainisin, äratab ka kõige suvisema fänni nüüd uuesti üles ja aega on keskenduda siis saali hooajale ja tulge saali, olge kollased, tehke häält, võtke pasunad ja lähme, mis ta oli, Rabotšnik ja lähme matame su Rabotšniki maa alla. Ilusad sõnad. Jah, kuule, päris hea see. Ei, ma arvan küll, et on okei. Aga sellest Legionärist ei räägi midagi veel. Legionärist ei räägi midagi. See, kes see Lepiku tahab teha? Ei, no me ei tea veel, kas ta ju saab. Detsembris. Kuule, Kreeka mäng on peal tegelikult. Okei. Paneme selle ka. Jah, väga hea. Sul on kinni ikka või?